Põlvas pandi laupäeval pidulikult punkt 2 aastat tagasi alanud raudteejaama piirkonna taristu uuendamisele kogumaksumusega ligi 1 miljon eurot. See on ehe näide sellest, kuidas mitme erineva rahastaja ja mitme erineva projektiga on kompleksselt lahendatud ära kohe päris palju teemasid. Tööd algasid Jaama tänaval 2015. aastal sõidutee osalise renoveerimisega. Mulluse uue asfaltkatte alla ka ülejäänud osa sõiduteest uuendati Jaama hoone esine plats ning rajati Põlva Himmast eoste kergliiklustee. See on vägagi oluline arvestades, et paljud inimesed käivad just nimelt Himmastest ja eostest ka siia Põlvasse tööle, ka kaubandusse ja tulevad mõistagi raudteejaama, tulevad siia rongi peale. Nii et see oli igal juhul vajalik, seda enam, et mõned inimesed vastupidi käivad ka Põlvast Himmastesse ja eostesse tööle, kus on mitmed puidutööstused. Ja teiseks me siis olime väga mures selle raudteejaama ja raudteejaama esise pärast, sest see oli hästi lagunenud ja natuke räämas, nii nagu enamasti ikka kipuvad need raudteeümbrused olema. Aga õnneks tuli siin Keskkonnainvesteeringute Keskus appi, kes leidis võimaluse olevat toetada oma vahenditest siin jaama hoone ümbruses selle ala korda tegemiseks ja ühtlasi siis ka siin see kergliiklustee parandamiseks. Koos raudteejaama esise platsi uuendamisega kerkis esile ka uus probleem. Nüüd paistab liigagi hästi välja mahajätud jaamahoone troostitu seisukord. Muret teeb vaid see, et see raudteejaama hoone siin kuidagi enam siia nagu hästi ei sobi, seda enam, et mõned suured puud on maha saanud võetud ja siin natukene võsa, mis oli siin ka juba tekkinud raudteejaama esisel platsil. Nüüd see hoone tuleb eriti hästi esile ja siinkohal me oleme küll soovinud koostööd Eesti Raudteega, et nad selle hoonega midagi ka ette võtaks, aga paraku siiani ei ole veel isegi konkreetse lubaduseni jõudnud tegudest rääkimata.